Iisrael ründas taas Iraani. Juba aastakümneid on Iisrael pidevalt tülis Iraaniga, mis väljendub regulaarselt sõjalistes kokkupõrgetes. Väike Iisrael julgeb vastu hakata Iraanile ja teda ümbritsevatele araablastele ainult ühel põhjusel. Ameerika Ühendriigid toetavad igati juudi riiki. Enne valimisi kordas Donald Trump korduvalt, et ta on sõja vastu. Sõja vastu, see on kohutav, ütles Donald Trump. Aga nüüd esitab Trump ise Iraanile ultimaatumi ja ähvardab sõjaliste löökidega, pakkudes mingit kokkulepet. Te ütlete, et põhjus on ilmne. See on ju Iraani tuumaprogramm, mis sihikindlalt arendab aatomipommi. Trump veenab iraanlasi loobuma tuumarelva valmistamisest, et kõrvaldada võimalik oht. Aga mis siis, kui iseseisvad iraanlased hakkavad Ameerikat või Iisraeli oma tuumarakettidega tulistama? Küll on hirmus. Aga see on vale ja etendus publikule. Iraanil ei ole tuumarelva. Iraani aatomipomm on müüt, väljamõeldud hirmujutt. Isegi kui Iraan valmistaks tuumarelva, ei suudaks ta koguda nii palju laenguid, et tõsiselt ohustada Ameerika Ühendriike, mitte mingil moel. Iraan ei kujuta endast Ameerika Ühendriikidele mingit sõjalist ohtu ei praegu ega tulevikus. Siis pole üldse midagi aru saada. Aga kui Iraanil pole tuumarelva, siis miks Ameerika muretseb? Miks Trump ähvardab Iraani rünnata? Fakt on see, et tänapäeval võitlevad riigid ehk teisisõnu globaalse majanduse tsoonid kriisis ellujäämise nimel. Millises kriisis? Kas te kriisi ei märka? Inimkond on juba 10 aastat elanud energiapuuduse kriisis. Sellest tulenevalt püütakse puuduvat energiat saada väheefektiivsete ja ebastabiilsete meetoditega, päikesepaneelide ja tuulegeneraatoritega. Samuti on maailmamajanduses ülepakkumise kriis ning samal ajal finantsmullide ülekülluse kriis. USA dollar on globaalne valuuta ning dollarimulli on paisutatud mõeldamatutesse mõõtmetesse. Hiina koondab enda juurde tootmist ja suurendab oma mõju maailmas. Hiina muutub üha mõjukamaks, mis seab ohtu Ameerika Ühendriikide liidripositsiooni. Nagu näete, on Ameerikal muretsemiseks küllaga põhjuseid. Stopp, ütlete teie. Kõik eelpool mainitu on ju Ameerika Ühendriikide probleemid. Mis pistmist on sel Iraaniga? Kuidas siis ei ole? Iraan pumpab maapõuest välja 4–5% maailma naftatoodangust. Iraan kuulub alati naftatootmise esikümnesse. Iraan ammutab maapõuest 6–7% maailma gaasitoodangust. Iraan kuulub maailma gaasitootmise esikolmikusse. Iraan on üks Euroopa ja Hiina energiakandjate allikatest. Energia on elu ja tootmise alus. Nafta on transpordikütus. Ja mitte ühegi elektrimasinaga ei asenda te kunagi naftat. Kui süsivesinike voog väheneb, aeglustuvad kõik protsessid, tootmine kahaneb, majanduse käive langeb. Just seda Trump vajabki. Ameerika Ühendriigid tahavad vähendada Iraanist Euroopasse ja Hiinasse suunduva nafta ja gaasivoogu. Trump lööb Euroopa ja Hiina kõige haavatavamasse kohta, nende sõltuvusse pidevast nafta ja gaasi sissevoolust. Kõige lihtsam viis on energiatarned kinni keerata. Euroopa ja Hiina majandus ja tootmine kahanevad ning nihkuvad osaliselt Ameerika Ühendriikidesse. Tugevaks saamiseks ei pea te tingimata omaenda jõudu suurendama. Teine strateegiavõimalus on vastaste nõrgestamine. Just seda Trump teebki, kasutades kuulekat Iisraeli Iraani ründamiseks. Ja Donald Trump ei valeta. Ta päästab tõesti Ameerika Ühendriike. Konkurents ellujäämise nimel globaalses kriisis. Trump vetab ainult Iraani hirmuäratava tuumarelva osas.
Ameerika Ühendriikide võimud on aga sunnitud muinasjutte välja mõtlema, et õigustada oma sekkumist teiste riikide asjadesse. Kujutage ette, kui Ameerika Ühendriikide president teataks, et tarbimistaseme säilitamiseks Ameerika Ühendriikides tuleb nõrgestada konkurente, nimelt Euroopat ja Hiinat, milleks on vaja vähendada Iraanist neile suunduva nafta ja gaasivoogu. Seetõttu pommitab Iisrael kuulekalt Iraani ja Ameerika Ühendriigid ähvardavad uute rünnakutega. Ja siis jääb mulje, et kurjad ameeriklased kahjustavad teiste heaolu nimel omaenda heaolu. See näeb kole välja, pole ilus ja mitte kõik Ameerika Ühendriikide kodanikud ei toeta sellist strateegiat. Kõik tahavad olla head, arvavad, et nad on head ja elavad heas riigis, kus on õiged ideed. Ja sellepärast käivitati muinasjutt Iraani tuumaohust. Ameeriklased nõrgestavad või hävitavad ilma kahetsuseta ükskõik millise riigi. See on ellujäämisvõitlus kriisi ajal. Siin pole ei sõprust ega kaastunnet. Ellu jääb tugevaim. Nüüd teate tegelikku põhjust, miks Ameerika Ühendriigid survestavad Iraani ja ähvardavad teda. Soovitan nende riikide kodanikel, kes müüvad naftat, gaasi ja kivisütt Euroopasse ja Hiinasse, tõsiselt oma tuleviku peale mõelda. Tervitused Vene metsast!